Ich habe das Schuljahr 2009-2010 als Austauschschülerin in Deutschland verbracht. Mina olen Aile ja mina veetsin õppeaasta 2009-2010 ÜFO vahetusõpilasena Saksamaal. Saksamaaga on selline huvitav lugu, et ma arvan, et kui paljud selle peale mõtlevad, tulevad neile meelde kohe sellised tüüpilised stereotüübid, et sakslased joovad hästi palju õlut ja sõidavad oma kiirete autodega mööda kiirteid ja saksa keel on hästi kole. Ja kui ma päris aus olen, siis osad neist olid ka minu mõtted sinna minnes, aga need kadusid ikka väga kiiresti. Et Saksamaal on juba ainuüksi tänu oma suurusele absoluutselt igale ühele midagi pakkuda. Lõunas on näiteks imeilus loodus, seal on mäed ja läbipaistvate vetega järved ja selline tunne nagu elaks kuurortis ja idas on muusika, kultuur, arhitektuur ja läänes on Euroopa kõige kreisimad karnevalid ja põhjas on lihtsalt hästi head ja toredad inimesed ja väga ilus keel. Ma arvan, et Saksamaa on just väga õige valik seetõttu, et saksa keel on vähemalt hetkel üks Euroopa Liidu tähtsamaid keeli ja tööturul on väga oluline seda keelt osata ja mitte kuskil mujal ei õpi seda nii hästi selgeks kui Saksamaal. Ja lisaks on Saksamaa meile suhteliselt lähedal, mida paljud võib-olla näevad alguses miinusena, aga tegelikult on uskumatult tore vahest spontaanselt lihtsalt nädalavahetuseks vahetusperele või sõpradele külla sõita. Et lähedus ei ole alati halb asi. Minul on see saksa keele oskus väga palju andnud, et ma olen töötanud erinevates saksa ettevõtetes. Eelmisel suvel oli mul võimalus ka töötada koos ühe saksa suurima telekanaliga Eestist üks vahva dokumentaalfilm teha. Ja praegusel hetkel töötan ma Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas ja hoolitsen selle eest, et kõik saksa keele riigieksamid tehtud saaksid. Ehk siis mina olen väga õnnelik, et ma just ÜFO-ga Saksamaale läksin, et tehke see valik ja minge ka!